Nii, tere kõigile Eesti piljardisõpradele. Kätte on siis jõudmas Eesti meistrivõistluste poolfinaalid 9 pallis. Ja seekord siis näitame mängu, kus on kokku sattunud Joonas Saska ja Mark Mägi. Et mõlemad jällegi väga tugevad mängijad. Mark Mägi siis eile 8 palli finaalis jäi siiski teisele kohale. Seal oli Mihkel Rehepapp temast parem, vaatame, kuidas tal läheb täna. Ja minuga koos on siin noor tugev piljardisportlane Philipp. Tema võib-olla räägib siis täpsemalt korra, mida see 9 palli endast tähendab. Nii, tere! 9 pallis tuleb lüüa kuulid suuruse järjekorras sisse. Esimene, teine, kolmas ja nii kuni 9-ni. Et nii palju võib veel täpsustada, et kui siin eelmisel nädalavahetusel toimusid 10 palli Eesti meistrivõistlused, siis seal kehtis selline reegel, et 10 palli pidi olema alati viimane kuul ja läks lauale vahepeal tagasi, kui see sisse löödi, siis 9 pallis kehtib ka selline asi, et võib selle lüüa sisse ka läbi teise kuuli näiteks või kas või avalöögist ja oledki mängu võitnud. Et selline huvitav mäng, et tugevamad piljardimängijad ise seda mängu pigem eelistavad, kui mängida 8 palli, et selline huvitav mäng. Vaatame siis, kuidas mängijatel minema hakkab, et teine poolfinaal samamoodi on meil alanud, seal siis kohtuvad Mihkel Rehepapp ja Oliver Lepp. Ja nagu juba öeldud, siis eile mängiti 8 palli. Mihkel Rehepapp selle võitis. Mark Mägi siis tuli teisele kohale. Mihkel Rehepapp tegi suurepärase mängu, oli kaotusseisus, tuli järgi, võitis, väga põnev mäng oli. Ja tänagi on siis veerandfinaalid oli väga tugevad, et Joonas Saskal just lõpetas veerandfinaali Kristjan Kuusikuga, mis läks samamoodi lõpuni välja väga tasavägiselt ja Joonas Saska siis võttis lõpuks võita. Eesti meistrivõistlusi siis on peetud siin juba mitu nädalavahetust järjest. Eelmisel nädalavahetusel 14-1, sellel nädala 14-1 ja 10 palli. See nädalavahetus siis 8 palli, 9 palli. Philipp, mis sa arvad? Kellel selles mängus võiks eelis olla? Ma arvan, et Mark Mägi pigem peaks võitma. Võiks. Siis ta saaks teise võimaluse Eesti meistrivõistlustel saada esimene koht. Eile sai ta teise koha. Jah, nii on. Et kindlasti ta seda soovib. Ja kindlasti on ta selle koha siin poolfinaalis auga ära teeninud, mängib väga hästi. Kinators. Korralik löök Margilt. Riit tahtis küll natukene tulla veel lähemale neljale, kuid sellest piisab. Ja ongi seis 1-0. Mark Mägi juhib. Jah, nii on, et mõlemad mängijad on väga varakult piljardimänguga alustanud.
ja siit on see ka hästi näha, et nende mängu on lust vaadata, et mäng tundub nii lihtne, et selles võlu nagu peitubki. Nii, aga vaatame, kuidas õnnestub siis Joonasel avalöök. Ideaalis peaks üks kukkuma keskele, paremasse keskelauku, paremal. Nii jah, siin avalöök nüüd ei õnnestunud kõige paremini, et läheb löögikoht Margile üle. Ja üks on sealt lõigatav, et lausa jah, 2 põrkest ja jah, sinna ei piisavalt vahet sisse, et ilusti 3 peale tulla, et jällegi hetkel on lihtne laud, et oleksin üllatunud, kui Mark siit ära ei lõpetaks. Jah, ühtegi väga keerulist kuuli ei ole, et 6 on siin 5 taga, aga naugule niivõrd lähedal, et läbi teise kuuli sealt lüüa ei tohiks olla väga keeruline. Nii. Mis sina, Philipp, sellest löögist arvad? Juhtub tihti, eks? Väga vedas tal, see ei vajunud sisse. Jah, et õnne on siin mängus palju vaja, et 9 vallis võib juhtuda igasuguseid asju. Võib 9 kogemata näiteks avalöögis sisse minna ja ongi punkt kirjas. Nii, ei õnnestunud siiski Margil seda lauda kohe ära lõpetada ja siit on suhteliselt lihtne võimalus Joonasel seis viigistada. Nii. Usun, et ta tegelikult tahtis seda 7 mängida keskele, kuid hetkel on ka ilusti löök peal, et nii, nüüd ei tohiks enam kahtlust olla. Nii, mäng tasa. Vahepeal siis võib-olla vaatame, kellega mehed siin täna kohtunud on, et esimeses ringis Joonas Saska alistas 8-3 Fred Martmaa. Teises ringis tuli alistada Kuusik Kristjanile 8-7, kuid siis vaatame kohe, kuidas ta siin edasi läks, et miinusringis siis minu kolleeg Philipp Zunihin pidi alla vanduma Joonas Saskale. Ja edaspidi siis juba alistas Joonas Saska Mikk Pettai 8-3, siis kohtus uuesti Kuusik Kristjaniga, seekord siis võitis 8-7 väga tasavägise matši. Ja nüüd siis poolfinaalis Mark Mägiga. Et aga nüüd vast vaatame mängu ja siis hiljem peatume ka Mark Mägi mängudel pikemalt. Nii, Philipp, kuidas sulle see laud tundub?
üpris kerge. Peaks ära lõpetama. Jah, et kõik kuulid on väga ilusti laiali ja midagi peidus ei ole. Noh, oleks arvanud, et ta tõmbab selle rohkem otse tagasi, aga kõik hästi ja plaanipäraselt ilmselt. Ja kiirelt käib, eks. Jah. Täna on üldse mängud läinud väga kiirelt, et on ka see ülekanne natuke varem alanud, kui alguses plaanis, et tugevad mängijad teevad kiiresti oma töö ära. Just. Korraks siis vaatame ka, kellega siin Mark Mägi on täna mänginud, et nii, Mark Mägi alistas siis esimeses ringis Sarnit Simo 8-2, teises ringis Kaitsin pidi alla vanduma 4-8 Mark Mägile. Järgmises ringis võitis Mark Metsva Joonast 8-2, siis Liigan Marti võitis Mark 8-0 ja siis nüüd ta poolfinaalis ongi. Nii, vaatame siis mängu edasi. Nii, üks on nüüd 2 taga peidus. Siit on vaja natukene õputada, kuidas edasi minna, et vastasele mitte liiga lihtsalt lööki jätta. Tabada ei ole nagu keeruline, aga Philipp, panid sa tähele, kas tegu oli push-out'iga? Jah. Puhul, jah. Et äkki korra räägid vaatajale, mis see push-out tähendab? Kui üks vastastest peale avalööki ei näe kuuli, mida ta peaks lööma, siis ta võib öelda push-out ja lüüa ükskõik mis kuuli. Ja see pole viga. Aga kui vastasele see löök ei meeldi, siis tuleb selle tagasi talle anda. Ja täpselt nii on, et siin oligi näha, et löödi number 4 kuuli, kui ma ei eksi, ennem ühte siis ja sellega siis välditi seda, et vastane saaks liialt lihtsalt mängu jätkata. Kolmega võib tekkida probleeme. Ta lõi 4 sinna ette. Kas ta lööb nüüd 4 sisse või toob üli täpselt? Jah, vaatame, mis ta välja mõtleb, et siin on 3 ja 4 vahel on natuke ka vahet, et oleks pisut riskantne seda niimoodi lööma minna. Ja nüüd kõige parem nurk siit 2 pealt, et ikkagi läheb siis 3-ga nii-öelda 4 lööma. Ja täpselt nii oligi, et kuulile oli vahe natuke suur ja ei olnud see kuuli auku löömine garanteeritud. Aga kõik oli hoolikalt läbi mõeldud, tundub, et Margil lihtsalt mingit lihtsalt lööki ei jäänud. Ei, tegelikult ta vabandus vastases. Tähendab, ta tuli see kogemata välja.
jah, ja jõuame tagasi jälle selle õnne juurde, mida siin on palju vaja, et aga viisakus on piljardis ka oluline. Näed sa, Philipp, siin veel mõningaid probleeme või edasi peaks kõik lihtne olema? Ma arvan, et lihtne. Nii, väga ilusti jäi nurk 9 peale ka, et siit ei tohiks küll olla mingisugust raskust seda sisse lüüa. Ja nii on. Tasa. Jah, tundub, et läheb see asi tasavägiselt, et loodame meiegi, et läheb lõpuni välja, et põnevus säiliks. Nii, vaatame siis avalööki, kas läheb paremini kui siiamaani on avalöögid õnnestunud. Aga ei saa nii öelda, et ei taha need avalöögid kuidagi praegu väga hästi õnnestuda, et ei tea, kas on niisugune väike poolfinaali närv ikkagi sees. Ja samuti siis push-out. Tõenäoliselt läheb siis peitu panema seda number 1. Et nii, täpselt nii on. No, ei õnnestunud kõige paremini see, Vähemalt pihta sai. asi seegi teinekord. Pihta sai ja löök on peal, 3 peale võib-olla ei ole kõige lihtsam siit tulla. Jah, arvestades seda, mis positsioonis ta oli, siis on täitsa okei löök hetkel. Nii. Kas see 4 läheb 5 mööda? Ei lähe. Sulle tundub, ei lähe. Kas läheb piite lööma, sa arvad? Ma arvan küll. Jah, julge mees. Jah, nii on. Väga ebamugav löök. Jah, seal tuleb ennast kõvasti venitada, et sinna löögile korralikult saada ja üle musta lüüa ka veel, et väga ebamugav. Ja ütleme nii, et tundub, et ei olnud õnne, et kuna seda oli nii raske lüüa sealt, siis tänu sellele ka see positsioon 6 peale väga hea ei tulnud, et siit väga hästi seda nurka ei näe, aga ma arvan, et seda lüüa ei saa. Läkski peitma. Kas õnnestus ka? No, tabad on suhteliselt lihtne siit, et võib-olla on natuke ambiidusega. Mark läheb hüppama.
selline löök siis, mis siin öelda. Saab korrata. Saab korrata jah, et iseenesest suurepärane sooritus, aga peitis endale ära järgmise kuuli. Eks see ikka natuke loterii on. Vedas. Jah, praegu on tõesti tema jaoks nagu kõik korras, et siit joones jätkata ei saa. Vastane võib proovida praegu 9 lüüa 7 põrkest, valge ka. Variant on vist täitsa olemas isegi, jah. Vaatame, kas ta seda läheb kasutama või ei. Ise arvan, et ta pigem proovib äkki valge panna. Musta tahab peitu. Nii. Kas õnnestus peita? Täpselt ei saa aru, aga ei. Ideaalis kindlasti oleks Mark tahtnud, et see valge oleks ka musta taga veel, aga sellest piisab ka. Läheb dubleti äkki lööma 9-ga. No nii, täpselt nii, aga mitte 9-ga. Julged löögid. Eks mehed on täna palju mänginud käeva ja käsi on soe. Võib võtta sellised löögid. Nii, siin näeme seda suurepärast lööki uuesti, et hästi julgelt ette võetud. Et kaalul on ju päris palju, tegu ikkagi poolfinaaliga ja Joonas Säska siis on esimest korda juhtiv asunud. Nii, ma nüüd usun, et nüüd hakkavad avalöögid minema ka. Et vaatame. Jah, oli päris hea. Juba parem jah, ütleme nii, et 2 peale on löök olemas ja 3 peale on lihtne mängida suhteliselt, et 3 pealt 4 peal, 4 pealt 5 peal ei ole ka keeruline, et nii, ja ei kuku. Nurk oli jah, suhteliselt terav, aga oleks ikkagi arvanud, et selle kindluse pealt, mis ta siin on kätte saanud, et ta oleks selle ikkagi ära löönud, aga noh, ei olnud ka kindlasti natuke siin õnne, et samamoodi eksib. Aga jäi peitu. Ma arvan, kui Joonas saab pihta, siis 3 kukub arvatavasti. Tõenäoliselt, et kui Mark oleks selle 3 sisse löönud, siis ta oleks ennast 4 ära peitnud, nii et
ei olnud jah, see varasem sooritus kõige parem, aga noh, nüüd on jälle uus võimalus, et nüüd on küll kõik kuulid ilusti löödavad. Ja ma arvan, et siin rohkem siin ei eksita. No nii. Natuke porte äärde, aga ei ole see probleemi. Vaat ja 3-3. Väga põnev jälle. Kui kedagi huvitab, miks kasutatakse neid õhukesi räkke nii-öelda kuulide panemisel, siis see on selleks, et kuulid lauaga paremini kokku jääks, et sellisel juhul avalöögist nad lähevad ka paremini laiali, et pillerdiklubides kindlasti olete näinud neid kolmnurkasid, et nendega kuulid ei kipu nii hästi kokku jääma ja professionaalsed mängijad ikkagi kasutavad sellist varianti. Filip, kuidas laud tundub? Üpris kerge. Nende meeste jaoks. Aga enda jaoks. Jah, see löök oli, et 3 peale tulla oli võib-olla natukene keeruline, aga no siit 4 peale, vaatame, kas ta toob selle tagasi, seal 7 muidugi on seal 4 trajektooril natuke, vaatame, kuidas ta siit mööda saab. No, jah. Ma arvan, et jäi pisut kaugele ja porte äärde, et kindlasti lööma seda läheb, aga vahest võivad need löögid üsna ebamugavad olla, et nii, proovis siis mängida 5 peale, et saaks 5 lüüa keskele, aga ei õnnestunud päris hästi. Ja siis save. Ma arvan, Mark paneb siit veel parema vastu. Või siis mitte. Tundub jah, et see jäi hetkel näha, et kui see sealt paistab, siis ta kindlasti läheb lööma seda. Tundub küll, et on näha. Või siiski mitte, ei tasunud riski. Õnneks jäi vastasele ebamugavalt. Ja nüüd on läinud vähe kassiire mänguks, et vaatame, kes siis esimesena eksib.
Nüüd 9 taha võitu. Saame jälle hüppelööki näha. Oleme juba näinud, et Mark on väga osav nendes. Ja seekord mitte. Nii, vaatame, kuidas õnnestub 7 peale toomine. No enam-vähem. Jah, ma usun, et ta tahtis 6-le jätta tegelikult vähe suuremat nurka enne. Aga siin 8 on nii augu ääres, et ei pea mängima väga head positsioonist. Nii, vaja nüüd 9 peale tuua just. Ja ei mingit probleemi. Nagu mõõdetud. Just. Aastatega kätte õpitud. Nii, 4-3 siis seis. Mängud käivad vist 8-ni poolfinaal. Või on äkki juba 9-ni? Kohe selge, minu teada on endiselt 8-ni, aga me saame varsti teada, mul on selline tunne. kui meie peaksime eksima. Teine mäng ka käib, seisu küll ei näe hetkel. Aga ütleme nii, et selles mängus siin Mark peab veel pingutama, et on ju olemas veel võimalus, et saab homse eest ehk revansi. Sest ka Mihkel Rehepapp on veel mängus sees ja mängib oma poolfinaali hetkel. Kindlasti Mark seda sooviks. No nii. Ei taha nad avalöögid kuidagi ennustada täna. Et avalöök on siin 9 pallis ja noh, tegelikult ka kõikides mängus, et kindlasti väga oluline. Et sellisel tasemel mängijad hea avalöögi puhul üsna tihti ikkagi lõpetavad selle laua ära. Hetkel ilmselt tuleb teha push out. Pikalt mõtleb siin joonas, et jah, valge kurb portesse, et vastasel oleks ebamugav sealt lüüa. jah, kui ta arvan, et täpselt, et ei õnnestunud see push-out nagu kõige paremini, et Margil jäi päris hästi näha seeks, et oleks pidanud kuidagi paremini selle asja lahendama, et kas siis meie poolt vaadates vasakpoolse porte poole rohkem. Ei jäänud Marksel lõiga rahule. Oli näha, et oli kerget emotsiooni näha. Nii, siin see probleemi koht oligi, et
võis selle 8 küll ära lüüa, aga oli vaja uuesti 5 peale saada ja jäi natuke siin õnne peale lootma, et äkki kuidagi tuleb, aga siit läheb löögijärg Joonase kätte. Noh, kas näeme veel duublit? Ilus ju oleks, aga ma usun, et seekord mitte. No tegelikult ta on 4-3 on ees, ta võib riskida. Kui lööb sisse, siis on juba 5-3. Siis tunneb Saska ennast veelgi kindlamalt. Siiski vähe kindlama variandi peale üritas minna, aga veeres see valge sealt 9 tagant välja, nii et need on kõik Margi kätes jälle. Võimalus seis viigistada. Ilus tugev löök. Ja nüüd on juba kõik lihtne, siit enam ei eksi. Tasa. Jah, viisakad noormehed teevad korda mööda seda asja. No nüüd küll hakkavad avalöögid minema. Ma usun, et kohe hakkavad minema. Jah, oleks valge pidanud tulema natuke keskele poole ja siis oleks olnud. Ja siin mängus on köögi reegel. Kas 1 kuul läheb sisse, siis 2 kuul tuleb kööki või 3 kuul tuleb kööki ja siis lööb vastane. Jah, kui keegi mõtleb siin, mis see köök on, siis see tähendab seda, et sealt poolt, kus avalöök sooritatakse, et üle selle joone peab tulema siis kas vähemalt 3 kuuli või kui tabatakse 1 kuul auku, siis 2 kuuli ja sama loogika jäägi edasi, et hetkel tõesti ise ei pannud tähelegi, aga läks löögikord Joonasele üle. Nurk on täpselt õige 6 peale mängimiseks. 7 tõenäoliselt keskele ja tundub hetkel, et siit peaks selle asja ilusti ära lõpetama. Natuke küll puudutas augus ära, aga kukkus, et ei ole hullu midagi. Usun, et edasi läheb kõik plaanipäralt. Järjes üle. Ma arvan, et läheb proovima dubleti keskele lööma. Jah, et kindlasti ta tahtis siia meie pool nii-öelda ekraani alumises servas olevasse keskmisse auku seda seitset mängida. Läheb peitma. Üritas siis lüüa nii, et põrkest läks 8 augu poole tõenäoliselt, aga võib-olla oli ka plaan siis lihtsalt peitma minna.
üsna riskantne löök tegelikult Margi poolt, aga läks hästi tema poolt vaadates. Kas nüüd tuleb duubel? On see koht? Läks üritama. Siit see tuli laua keskele, aga ma arvan, et siit saab ilusti lüüa. Täpselt nii on. Ja Mark jälle ees. Jah, nagu näete, siis siin mängus palju vaja ei ole. Paar väikest eksimust ja oled mängu kaotanud. Vaatan siin vahepeal ka Eesti meistriliiga tabelit, et kuidas on mängijad seal sellel hooajal mänginud. Mark on võitnud 2 etappi sellel hooajal, ühe korra olnud 3. Ja Joonas Saska ei ole küll väga palju sinna osalenud nendel etappidel, kuid üks 5. koht on kirjas. Reepap kaotas Lepale 8-3. Kahjuks või jah. Jah, kellel kahjuks, kellel õnneks, aga Mark kindlasti oleks oma revanši soovinud, et nüüd tuleb siis oodata järgmist aastat, ma arvan. Aga Oliver Lepp siis finaalis. Kiirelt käis see mäng. Jah. Olen Oliver Lepa paari mängu ka siin kõrvalt jälginud, et on tõesti hästi mänginud. Ja et Rehepapi võita, siis peabki väga hästi mängima, et muidu ei ole mitte kuidagi võimalik. Suhteliselt ootamatu eksimus, kui aus olla. Aga läks õnneks, jäi peitu. Väike närv ilmselt hakkab ka oma tööd tegema. Ilusti küll löödud, aga 2 peale suhteliselt ebamugavalt. Lihtsalt ega siit muud nagu üle ei jäänud. Mis sa arvad, kas Joonas läheb seda lõikama? Ma kahtlen. Jah. No ja, ütleme, tulemus väga hea. Kuulid on seal omavahel koos, et seal on oht, et tabab nende teist kuuli peale kohe. Ja täpselt küll ei näinud, aga noh, nagu nüüd näeme, siis tuligi eksimine. Et Joonase eelmine hea löök kandis siis vilja, saab siit jätkata. Kas nüüd jäi 4 peale natuke otse või on siiski mingisugune nurk? Et 5 peale mängida. On vist ikka või nurk olemas. No, natuke see pilt tunneb, et petab, aga jah, siiski kõik hästi, et väga palju paremini poleks saanudki.
jah, siit 9 tagant välja veeretamine läks vähe pikale, et ma arvan, et pole probleemi. Lööb ära. ja nii on. Õiglane. 8 taha nurka ja ongi meil jälle seis tasa. No nii. 5-5 siis juba. Ei ole kumbki oma mängu suutnud peale suruda ja eest ära kihutada, et väga tasavägiselt läheb. Nii. Teiselt poolt siis. Äkki see avalöök õnnestub. Mitte kõige parem. See vist loeb küll. 3 puutub joont. Saab jätkata. Kuid suht ebamugavalt. Nii. Kui Joonas siin piisavalt julge on, siis on duubel täitsa peal, mulle tundub. Mis arvad, läheb lööma? Ei lähe, läheb vist valget teisel pool lauda viima. Jah. Nii, nüüd on küll nii, et ei saa siit täpselt aru, kas 2 jäi naha. Mulle tundub küll, et on naha ja läheb hüppama. Hüppama, jah. Jah, siis ikkagi ei jäänud nii palju. Hea löök. Väga hea löök, tõesti. Hüppelöögiga niimoodi sisse tulistada. Jah, peab ikka klassi olema mehel. Just. Mark siis alles noor mees kõigest 18 aastane, kui ma ei eksi, et kindlasti veel suur tulevik ees. Nii, ja jäi rippuma siin augu kohal. Hea löök. Jah, ilus topp oli sinna nelja peale. Nojah, nii see mäng käib. Vaadake ja õppige. Kes veel ei tea, siis mängud toimuvad uues piljardiklubis Hill, mis asub siin Telliskivi loomelinnaku vastas. Päris avatud küll veel ei ole, aga kes soovib vaatama tulla mänge, on oodatud, et
finaal on veel ees ja seda mängugi veel omajagu minna. Kõik piljardihuvilised vabal päeval tulge vaatama. No ei lähe need avalöögid neil täna. Jah, et see on kuidagi täitsa ootamata, et mõlemal on nad sellised pisut närvilised või ebaõnnestunud. Jah. Mark tegi natuke mingit fookuspookust, et saaks valge kuuli pidama. Tundub, et töötas, et äkki tal on mingid võimed. Nii. Kas jäi musta taha? Tundub, et mitte. Jah, kui ta selle mängu nüüd ära võtab, siis on vastasel väike närv sees. Jah, tundub, et Mark on enesekindluse hästi kätte saanud praegu ja liigub juba laua ümber üsna kiirelt ja otsustavalt tundub. No, jah. Seda positsiooni oleks kindlasti tahtnud paremini. Aga pole probleemi. Jah, kindlus on käes ja läheb. Et ei pea väga pikalt mõtlema. Need on ilmselt polegi vaja, et muidu mõtleb üle. Seitse 5 ja Margi avalöök. Võimalus. Nii, vaatame, kas selle hea enesekindluse pealt nüüd õnnestub. Jah. Jäi vist peitu. Kohe vaatame, mis siis Mark välja mõtleb, et kas on näha või ei ole. Ikka oli näha. Nii, palju tal siin nurka on, et 4 peale tuua. Keskel auku. Jah, ega siin vist ei olnud väga muud võimalust. Nii. Jah, olemas. Ja ongi olemas. Palju õnne siis Mark Mägile. On järjekordses finaalis. Sai kuidagi kindluse kätte ja 2 viimast mängu läksid väga libedalt. Ja nagu juba korra mainisime, siis finaalis kohtub Mark Mägi Oliver Lepaga. Et meie poolt siis korraks kõik ja kohtume finaalis.